Jou, on külm kevade algus, aga mina olen millegipärast juba suve pealinnas. Miks ma siin olen? Eks ikka sellepärast, et siin toimub täna Pärnu taimetoidupäev, kus pean mina loengut teemal sport ja veganlus. Aga mida mina sellest tean? No, kui sa tead minu kohta kahte lihtsalt asja, et üks, ma tegelen aktiivselt spordiga ja kaks, just sel kuul sai mul juhuslikult täis 10 aastat taimetoitlust. Siis tundub suht loogiline, miks ma võiksin sellest rääkida ka teistele. Kui sa tahaksid täpsemalt teada, miks ma olen taimetoitlane ja kuidas mul seal teel läinud on, siis vasta ülepool olevale küsimusele jaatavalt. Või siis sealpool olevale küsimusele jaatavalt. Igatahes, jah. Täna see üritus toimub. Läheme vaatame koha peale, seal peaks saama süüa, igasugust asju vaadata, toimuvad loengud, kaasa arvatud minu enda oma. Aga enne veel, kui me läheme taimetoidumessile uurima, mis seal täpsemalt toimub, siis mõtlesime teha väikese review ühest huvitavast uuest veganjäätisest, mis Eestis müügile tuli. Kanepijäätis, sidruni ja ingveri maitseline. Natuke ta mul katki kukkus maha enne. Näeb välja nagu tavaline mingi vaniljajäätis. Maitseb ka öpris sarnaselt. Vaata kui tugevam kanepa maitse. Okei. Ja ingverit ei ole ka tunda, ma jälestan ingverit. Et okei on. Mingi moos on sees. Kes mind rohkem teavad, et ma vist väga palju suhkurt ei söö. Halva. Aga on täitsa okei. Ta ei ole nagu selline rõvedalt magus. Ja kreem siin sees on täitsa hea. See on sidruni maitse kõik korralikult. See on päris hea. Ja, see on ikka täiega hea tegelikult. Täidisime nagu piparkooki. See on nagu mingi vedel piparkook jäätise sees. Ups. Kas ma olen jäätisega koos? Ei ole just. No väga hea. Kanepi maitset on sellist ma küll ei tundnud. Ma ei tea, minu meelest oli see väga hea jäätis. Ma küll külma ilmaga nagu praegu ei soovitaks süüa, sest minu sõrmed kukuvad küljest ära lihtsalt. Kui sa arvad, et sa ei saa taimetoitlane olla, sest sa ei saa jäätis süüa, siis see oli super hea. Ja sest mul hakkab aku juba tühjaks saama. Ma loodan, et ma ikka jõuan taimetoidupäeval midagi filmida ka. Kui ei jõua, siis juhtus. Igatahes nüüd võib liikuda messile. Siin taimetoidumessil oli mingi räme möll, mingi vaata, kas te näete, ei näe. No igatahes teleks on katki. Ja ongi see Pärnu taimetoidupäev selleks aastaks läbi. Oli hullult palju erinevat toitu, loenguid. Ma ise kahjuks küll kõikidesse ei jõudnud. Vähemalt sain katsuda ananassi nahka. Ja siis meie enda loeng. No, ma arvan, oleks võinud natuke parem olla. Ma oleksin võinud isiklikult võib-olla rohkem ette valmistada, aga annat ei olnud väga hull ka. Vähemalt oli kuulajaid, on ju, ja kõik ei läinud saalist ära ka. Et see juba väike success, tegelikult nii hull ei olnud. Aitasin asju lõpus kokku pakkida ja seal majas sees oli kummipaat,
ja mingisugune suur puidust kanuu, mis vist väidetavalt sümboliseerib, ma kuulsin sellist müüti, et seda üleujutust, mis Pärnus oli palju aastaid tagasi, kui vesi ulatus isegi siia raamatukoguni välja ja siis väidetavalt raamatukogust pidi lausa kummipadiga raamatuid päästma või midagi sellist. Kui ma võib-olla toitumise koha pealt ei saanud targemaks, siis vähemalt sain teada, et selline põnev asi on juhtunud. Ja ilm keeras siin päris hapuks vahepeal, nüüd ma pean bussi peale jalutama, mingi vihma sajab. Eks ei ole väga oluline, on ikkagi vlogida. Aga kuna vihma sajab, siis me ei hakka enam pikemalt midagi rääkima. Nii et näeme järgmises episoodis. Peace! Olgu, vihm on läbi ja teen boonusraundi. Vegan Magnum jäätis, šokolaadi ja mandli oma. Näeb päris hea välja. Šokolaadi maitse. Vanilja sees. Pähklid, mõnus pähkli maitse. Mäletad täiega mingit lapsepõlve jäätist. Aga hullus šokolaadini maitse on päris hea. Kahju on ainult, et siit ei tule seda üllatusmoosi. Oi, asjad kukkus maha. Igatahes jah, ilmselgelt vegan toodete valik laieneb. Ja ma ei tea, hakka sina ka veganiks. Mina küll ei näe enam põhjust, miks peaks sööma loomseid asju. On sellised asjad olemas. Näeme järgmine episood ja proovi jäetis sinagi. Tuum.